Alustame uudishimupäeva äsja valminud videoklipiga. Tänan, me tuleme kohe. Täna te näete midagi erakordset. Ärge näppige kogu aeg. Operaator Kõps, sina vä? Tähelepanu, oleme kohal. Viimane digitehnoloogia vaba koht. Oi, tere! Olge enne vakka. Mul peas õkkalt vanaemalt kauga kõne tulema. Ära ela minevikus. Iga eluala tulevik on digitaalne. Tule õpi IKT-d. Hallu! Mina olen Marja Meenov, IT-kolledži turundusjuht ja räägin teile hetkel lühidalt, et mis teid siis tänasel päeval siin ees ootab. Peale mind räägib IT-kolledži rektor Tiit Roosma videotervituse vahendusel. Peale seda tutvustab IT-kolledži õppejõud ja õppekavajuht Margus Ernits õppekavasid. 3 õppekava: IT-süsteemide administreerimine, IT-süsteemide arendus ja nüüd peagi oleme siin sügisel avamas uut õppekava Cyber Security Engineering, kuhu siis vastuvõtt juba käib. Peale seda näitame IT-kolledži külalisõppejõud ja õppekavajuht Alar Krist tutvustab siis infosüsteemide analüüsi õppekava. Temaga siis teeb tutvustuse videovahendusel. Peale õppekavade tutvustust Dagmar Tamme tutvustab sisseastumistingimusi ja peale Dagmarit räägivad IT-kolledži tudengid Terje ja Roland sellest, miks nemad otsustasid õppida infotehnoloogiat ja miks nad just valisid IT-kolledži. Peale seda teeme siin õppehoones ekskursiooni, vaatame üle siis, millised laborid meil siin on, millised arvutiklassid, et milline see õppekeskkond on. Ja peale ekskursiooni on töötoad, et siin ees oli võimalik registreeruda 3 töötuppa, et kui te leidsite nüüd juba sobiva, siis on hästi, kui te tahate mitmes töötoas osaleda, siis see on ka võimalik, et peale ka seda loengut siis pange ennast kirja, et need toimuvad siis nii 2. kui 4. korrusel, et on sumorobotite programmeerimine, IT-kolledži robootikaklubi viib seda läbi, 2 meie vilistlast, kes on praegu meil õppejõud, Katrin ja Tiia. Siis 4. korrusel on meediaklubi teeb filmimise töötuba ja samuti on siis Cisco õppekeskuses võimalik punuda arvutikaablit. Ja lisaks siis, et kui kellelgi on veel tuleb küsimusi, mida siin küsida ei julge või ei taha, et siis 4. korrusel Dagmar ja Martina nõustavad edasi sisseastumise osas, et kõik küsimused on väga teretulnud. Ja soovin teile siis põnevat uudishimupäeva ja olge hästi uudishimulikud, et hetkel ongi praegu see kevadine koolivaheaeg, et võib-olla on rohkem mõelda aega õpingute kõrvalt, et mida siis edasi teha ja küsige oma küsimusi. Nii, ja siis jätkab siis rektor Tiit Roosma video tervituse vahendusel. Hea IT-huviline, lähedalt kas siit IT-kolledžist siis või kaugvaataja. Mul on Eesti Infotehnoloogia kolledži nimel väga hea meel öelda tere tulemast meie järjekordsele uudishimupäevale. Eesti Infotehnoloogia kolledž, mis tähistab sel kevadel juba 15. aastapäeva, on teatud tuntud rakenduskõrgkool, mis on leidnud väga kindla niši Eesti kõrgharidusmaastikul.
Eesti Infotehnoloogia Kolledž on erakool, mille nüüd juba siis 15 aastat tagasi asutasid 2 Eesti juhtivat ülikooli, see on Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool, Eesti suurim IKT-firma Eesti Telekom ja Eesti Infotöötlejate Liit ja lisaks nendele ka Eesti riik. See tähendab, meil on väga head asutajad, akadeemiline ringkond, ettevõtjate toetus ja ka riigi toetus. Eesti Infotehnoloogia Kolledž pakub eesti keeles 3 õppekava ja sellest sügisest me avame täiesti uue küberkaitsetehnoloogiate õppekava, aga see on rahvusvaheline ja seda me õpetame inglise keeles. 3 eestikeelset õppekava on kõik läbinud rahvusvahelise akrediteerimise ja saanud kinnituse, et tõepoolest need õppekavad on igati hea rahvusvahelisel tasemel. Mis seda kinnitab? Seda kinnitab kas või see, et kuigi meil on kohalike koosseisuliste õppejõudude arv väga väike, käivad meil õpetamas akadeemilised inimesed ülikoolidest, kes toovad siia seda akadeemilist teadmust ja oskust ja suurem osa meie ainetest õpetavad praktikud erinevatest IKT-ettevõtetest. See tähendab seda, et läbi nende tuleb meie üliõpilasteni just see teadmine, mida rakendatakse ja kasutatakse tegelikult IT-firmades. See tähendab seda, pärast meie kooli lõpetamist oskavad meie lõpetajad just nimelt neid tehnoloogiaid, mida tegelikus elus kasutatakse. Ma usun, et tänase ürituse käigus te saate vastused kõikidele huvitavatele küsimustele ja ma soovin teile teie suhteliselt raske valiku tegemise juures selget mõistust, et te teeksite õige valiku ja kohtume teiega juba sügisel Eesti Infotehnoloogia Kolledžis. Aitäh teile! Aitäh ja siis järgnevalt räägib Margus Ernits õppekavadest. Palun! Tere! Mina olen Margus Ernits, arendusõppekava juht ja räägin teile siis 3 meie õppekavast. Ja kuigi ma olen arendusõppekava juht, õpetan ma väga palju administreerimise aineid ja hakkan õpetama ka osasid turvateemadega seotud aineid. Et ma suudan selle pärast rääkida kõigist 3 kavast praegu. Alustame IT-süsteemide arendamisest. Ja läheme natukene ajas tagasi. Kui te vaatate mingisugust vanaaegset arvutit, siis see oli hästi suur. See oli kaugel, inimesed seda käega katsuda ei saanud, see oli kuskil kaugel andmekeskuses, osad vähesed inimesed töötasid arvutiga, sisestasid andmeid arvutisse või programmeerimised arvuteid. Ja sellega said hakkama umbes füüsika ja matemaatika kõrgharidusega tegelased. Arvutid olid inimeste jaoks väga kauged. Läks aega edasi ja arvutid hakkasid inimestele järjest lähemale tulema. Tuli PC-de ajastu. Inimesed jõudsid ostsid endale arvuti koju, hakkasid sellega mängima, kasutama seda esialgu võib-olla trükimasina asemel. Ja selgus, et härrased füüsikud, matemaatikud ei jõua nii palju programme kirjutada, kui inimestel vaja läheb. Ja inimesed hakkasid isegi ise programme kirjutama, omamata sellist kõva teaduslikku tausta. Ja programmeerijaid läks vaja rohkem kui varem. Tuli võrguajastu peale, arvutid läksid võrku, tekkis selline lausa plahvatus. Ja tulemus oli selline, et programmeerijaid läks vaja veel rohkem, tarkvaraarendajaid läks vaja rohkem. Programmide arv maailmas kasvab iga päevaga ja nende inimeste arv, kes neid kirjutavad, kasvab väga kiiresti. Ja tarkvaraarendajatel nagu
tööd otsa ei saa, et ükskõik kui kaugele vaatad, pidevalt on selline tunne, et igal pool tahetakse rohkem kasutada programme erinevatesse asjadesse toppima väikeseid mikrokiipe, erinevatesse kohtadesse viima need teenused, mis praegu on täitsa tavalised, viima selliselt, et neid saab kasutada üle interneti ja kõige jaoks on vaja programmeerijaid. Nüüd väike mõtlemise eksperiment. Mis te arvate, kui palju siin ruumis on roboteid? Oskate pakkuda? Ei oska pakkuda. Mis te arvate, kas tuleb näiteks 5 aasta pärast aeg, kus on igal pool teie ümber robotid? Kes usub, et see aeg tuleb 5 aasta pärast? 1. Kes usub, et see aeg tuleb 10 aasta pärast? 20? Juba rohkem käsi. Nüüd, kui me läheme selle arvutite analoogia juurde, tuletage meelde, arvutid on suured kastid, kaugel. Esimesed arvutid hõlvasid terveid saale ja inimese, ma ei tea, kas IBM käis välja lause, et maailmas läheb vaja umbes 5 arvutit ja midagi sellist. Kui palju arvuteid praegu siin ruumis on, oskab keegi öelda? Kes pakub, et neid on üle 100? Kes oskab öelda, mitu arvutit teil kaasas on parasjagu? Keegi ütles 1. Mis see on? Telefon. Telefoni sees on vähemalt 2 arvutit. Üks on SIM-kaart, mis on ka arvuti, pisikene. Ja siis on veel telefon, mis on täiesti eraldi arvuti. Iga pangakontor on teil arvuti. Praegusel on kõik kiipkaardid, kõik need on pisikesed arvutid. Iga paganama seade, mille te kätte võtate, see on kaasajal arvuti. Kõik seadmed, elektroonika, koduelektroonikast alates, lõpetades kõikide muude seadmetega on tarkuse sisse saanud ja neid tuleb programmeerida. Juba on möödas need ajad, kus näiteks kontori tarkvara arendus oli suur maailm. Ammu juba enam ei ole. See maailm, mis tehakse näiteks auto tarkvara arenduseks, on palju suurem kui kontori tarkvara arenduse maailm. Sest autode sees on sadu arvuteid kaasajal. Nüüd, kui me robootika juurde tagasi tuleme, siis mille poolest nagu robot on teistmoodi kui arvuti? Ta saab infot väliskeskkonnast, ta reageerib väliskeskkonnale, tal on ikkagi programm sees. Kõik kaasaja majad käituvad samamoodi nagu robotid. Ja kõik seadmed, mis te tulevikus ostate, saavad järjest rohkem tarkust sisse. Nad saavad inimestest teadlikuks, nad reageerivad inimestele ja nad ei oma sellist kasutajaliidest nagu programm, kuhu saad hiirega ja klaviatuuriga, ma ei tea, ligi. Vaid nad kuulavad inimese häälkäske, reageerivad inimese, ma ei tea, videopildile. Ja see aeg on kõik tulemas. Ja kui te mõtlete selle peale, siis kart on, et tarkvara arendajad läheb veel rohkem kui praegu vaja. Ja väga raske on varsti osta mingisugust toodet, mingit asja koju, mille sees ei oleks mingisugust teadmist ja see teadmine veel on ise teadlik, ta saab aru välismaailmast ja reageerib sellele. Tal on kõik roboti omandused. Kodud hakkavad muutuma selliseks, et robotid sobivad neisse ja targad asjad sobivad neisse. Ja selle jutu kokkuvõtteks võib öelda, et kõik vidinad, mis on veel võrkuga ühendatud, moodustavad sellise ökosüsteemi, mida on vaja pidevalt edasi arendada. Nii et tarkvaraarendus on teema, mis lähiajal ei ole kart, et otsa saab. Ja mõned soovitused tarkvaraarenduse õppekavale astudes. Et hirmud, mida inimesed mõtlevad, et seal on palju matemaatikat ja inimesed mõtlevad, et ma ei ole varem IT-ga tegelenud, mis ma nüüd teen. Ja minu soovitus on, et matemaatikat tuleb õppida ja sellest ei pääse. Ja mida rohkem te tulevikus hakkate tegelema IT-ga, seda rohkem te avastate, et seda matemaatikat, mis esialgu tundub koolist nii kauge ja mõttetu, läheb järjest rohkem vaja, eriti tarkvaraarenduses. Sest andmemahud, mida inimesed peavad oma programmidega töötlema, on läinud nii suureks, et enam ei saa lõputult kirjutada
programmi koodi, mis seda töötleb, vaid tuleb lausa kirjutada programme, mis kaevandavad algoritme sealt, kus on teie andmed ja leiavad sealt selliseid seoseid ja leiutavad uusi programme. Nii et inimene isegi ei suuda kõiki programme enam ise kirjutada, vaid peab kirjutama programmi, mis kirjutab programme ja leiab andmetes seoseid. Ja kui te tunnete, et ei oska veel mitte midagi, siis kõige kindlam viis on alustada mingisuguse programmi tegemisest tarkvaraarenduses. Ja siis te avastate, et algus on jube raske, mitte midagi ei saa aru. Mida aeg edasi läheb, seda lihtsamaks te läheb uute asjade õppimine. Ikka on raske, aga lihtsam on uusi asju omandada. Ja ühel hetkel avastate, et see asi pakub teile sügavat huvi. Tänu sellele, et te olete juba seal nii palju sellele ka vaeva näinud, te olete omandanud päris raskel viisil palju keerulisi asju ja te oskate nendega ümber käia. Ja siis te avastate, et valdkonna vastu huvi ainult suureneb. Seega algus on raske, aga kui te suudate endal selle huvi tekitada, selle sügava huvi teema vastu, siis läheb see palju lihtsamaks. Ja Eesti Infotehnoloogia kolledžil ongi eesmärk anda teile mitmeküldsed ja ka praktilised oskused ja teadmised, mis tähendab, et te oskate juba midagi, kui te lähete tööle. Loomulikult õpite te hästi palju õppeaineid ja te avastate tööle minnes, et mitte kõiki aineid ei lähe just teil vaja, siis samas seda ainet, mida õppis teie pinginaaber, läheb temal tööl vaja, teil ei lähe ja vastupidi. Te ei saa õppida absoluutselt kõike, mida läheb tulevikus tarvis, aga te peate omandama baasteadmised, mis võimaldavad teil töö juures omandada selle kitsa tehnoloogia, millega edasi tööd tegema hakkate. Ja need teadmised peavad olema nii head, et saate kohe tööle ja saate alustada. Ja seepärast arendusõppekavas on väga palju programmeerimist ja tarkvara arendamist. Ma siin õppekaval pikalt peatuma ei hakka, aga nagu te näete, programmeerimine, andmebaasid, programmeerimine ja nii edasi. Lisaks on ka valikained testimisest, mobiiliarendusest ja paljudest teistest asjadest. Ma lähen kohe edasi süsteemide administreerimise õppekava juurde. Et teeme niimoodi, et küsimused küsite peale 3 õppekava nagu jutu ettekandmist. Et ma räägin 3 õppekavast ära ja siis küsite. Mille poolest siis süsteemide administreerimine erinev? Tihti inimesed, kes sisse astuvad, nad tegelikult ei tea, mis asi on see süsteemide administreerimine, mis asi on tarkvaraarendus, mis vahe neil on. See on ju üks IT kõik. Mõnes mõttes ongi üks IT. Aga süsteemi administraator ei loo uusi süsteeme, vaid peab garanteerima olemasolevate süsteemide töö. Ja tihti eeldatakse, et süsteemi administraator saab hakkama sellise tagasihoidliku ülesandega, et talle antakse infosüsteem, mis on kokku sõna otseses mõttes keevitatud või õmmeldud erineval tasemel inimeste poolt erinevatel aegadel. Selle süsteem on sellisel tasemel dokumenteeritud, et dokumentatsiooni järgimine viib mingisuguse väiksema või suurema katastroofini. Ja siis see süsteem koosneb veel ebaturvalistest lappidest ja teil on selline tagasihoidlik ülesanne tagada selle süsteemi tõrgeteta ja turvaline töö. See on päris hea väljakutse. Nii et süsteemi administraator peab oskama mõtelda teistmoodi täiesti ja oskama leidma auke oma süsteemist, mõtelda, kuidas süsteemi lihtsustada ja sellega pidevalt tegeleda. Ja veel tegeleda kasutajatega, kes pidevalt helistavad, kui midagi maha kukub. Samas süsteemi administraatori töö on väga huvitav. Just sellepärast, et igav ei hakka mitte kunagi. Hommikul lähed tööle, kunagi ei tea, mis juhtub. Ja kolledž pakub nagu üsna hea tehnoloogilise baasi süsteemi administraatorite õppeks. Meil on hästi palju väliseid õppejõude, kes majaväljas pool töötavad pankades, telekomis, erinevates IT-firmades ja tulevad ja räägivad reaalsest elust, nii nagu see on, ilma erilise ilustamata. Ja iga admin saab selgeks päris mitme erineva firma nagu sellised põhitehnoloogiad. Nii et see inimene, kes siit majast nagu adminina välja läheb, saab hakkama nii Windowsi kui Linuxiga, ei ole nii, et ainult mingisuguses ühes kultuuris ellu jääb. Meil on koolil üks suur eelis, meil on väike kool. Adminis eriti on õppureid on palju vähem kui arenduses, vähemalt praegu, ja see on ka normaalne, sest süsteemide arendus lihtsalt vajab tohutult palju rohkem tööjõudu kui haldus. Siis arendus või need admini õppejõud üsna kergesti teavad kõiki nägusid ja nimesid lõpuks peast ja ei ole nagu 1000 koolis, vaid oled inimene, keda õppejõud ka näeb. Väike kool
ja meie sidemed väga tugevate selliste partneritega, kes tulevad meil õpetama, tagavad selle kvaliteedi. Ja see, et me ei õpeta ainult ühte asja, vaid erinevaid platvorme. Siis me katsume alati hoida selle, mis õppetöös toimub, võimalikult realistliku, selle, mis ka päris elus toimub. Alati ei ole see võimalik. Me ei saa näiteks ehitada siia tuhandetest serveritest koosnevat süsteemi, mida peaksid proovima hallata, aga me üht-teist teeme. Meil on väga hea õppeosakond, kelle poole saab alati minna, kui on mingisugune mure ja küsida, kui saa millegist aru või tundub midagi segane. Küsida tuleb. Sama on siis tutoritega ja üliõpilasesindusega. Et kui õppeosakonda ka minna ei julge, siis üliõpilasesindusse tuleb kindlasti minna. Siis õppejõud on ka täitsa inimesed, nii et kui mingi mure on, võib ka nende käest asju küsida. Ja koolis on siis võimalus häkkida erinevaid süsteeme. Selles suhtes mitte kräkkida, mitte sisse murda, vaid häkkida ehk uurida, kuidas süsteemid töötavad robootikaklubis ja teistes kohtades. Sysadmin ehk süsteemi administraator peab siis oskama erinevaid asju. Ja tundma nii riistvara kui tarkvara kui inimesi, et kõigega tuleb tegeleda. Operatsioonisüsteemidest saab hakkama päris mitmete asjadega meie lõpetanu ja oskab seadistada ka lihtsamaid infrastruktuuri teenuseid. Võrgundus on asi, millega saab iga minna hakkama ja ka skriptimine. Võib eeldada, et süsteemi administraator programmeerida ei pea oskama, aga see oskus on juba, see eeldus on juba ammu vale. Et kaasajal süsteemi administraator peab oskama ka programmeerimist ja süsteemi arendaja peab oskama endale vähemalt testserveri püsti panna, muidu ta ei ole piisavalt võimekas arendaja. Ja süsteemi administraatori valdkond sobib sellele, kes soovib ise häkkida ja on väga selline hooliv sellest süsteemist, mida ta peab haldama. Ja tasub öelda veel seda, et mida mu üks endine töökaaslane ütles, et süsteemide administreerimine pole mitte elukutse amet, vaid see on elustiil, mida võiks siis illustreerida ka see väike koomiks siin. Kes soovib rohkem teada saada meie õppeainetest, siis nendel õppeainetel on tihti avalikud leheküljed Wikis. Wiki.IT-kolleg.ee, sealt leiab erinevate õppeainete loenguid, tihti linke ka videoloengutele, et saab nagu maitsesuu, et vaadata, mis seal toimub. Ja lõpus ma räägin siis sellisest alast nagu küberturbetehnoloogiad. Et uus inglisekeelne õppekava, Cyber Security Engineering, rõhub siis kahele asjale, DevOps ja Security. Kes on kuulnud sõna DevOps? Käsi püsti. See on siis suhteliselt selline levinud trend kaasajal, kus on aru saadud, et süsteemide arendaja peab hakkama saama ka süsteemide haldusega teatud tasemel. Et need arendajad, kes ei oska teha hallatavaid süsteeme, ehk ei oska süsteeme administreerida tegelikult, ei oska teha ka hallatavaid süsteeme. Ja see trend on selline, et järjest rohkem süsteemide arendajad õpivad ka oma süsteeme, testkeskkondasid, arenduskeskkondasid ise seadistama ja automatiseerima seda, kuidas arendusest läheb asi testi ja reaalsesse kasutusse. See tähendab, et arendajad õpivad rohkem süsteemide administreerimise skille. Ja vastupidi, süsteemi administraatorid peavad hakkama saama arendajate standardtööriistadega, nagu näiteks versioonihaldus ja nii edasi. Ja küberturbetehnoloogiad on selles suhtes oluline õppekava, et see ühendab nii turvateemad kui siis ka DevOps mõtteviisi ehk heas IT-spetsialist peab hakkama saama nii arenduse kui halduse valdkonnas. Ja peab väga palju teadma ka turvalisusest, selleks, et olla küberturbe spetsialist. Ei saa teha küberturbe spetsialisti inimesest, kes näiteks tarkvaraarendusest midagi ei tea. See tulemus lihtsalt on väga kitsa suunaga. Ja küberturbetehnoloogial
küberturbetehnoloogiad õppekava siis rõhub sellele, et inimesed õpivad arendama ka infosüsteeme päris kõvasti ja nad saavad hakkama ka süsteemide haldusega. Ja kui me vaatame sellist asja, mida Cisco on avalikustanud, siis vanasti igasugused seadmed, igasugused arvutite arv kahekordistus üsna tihedasti. Siis tulid mobiilsed seadmed, siis tuli internet ja nüüd on kõik seadmed võrgus, kõik vahenduvad andmeid. Ja kui te vaatate, et aastal 2000 oli 200 mega, siis kui te vaatate, mitu seadet on võrku ühendatud aastal 2020, siis see võtab kõhedaks. Ja kui te mõtlete veel sellele, et enamus neid süsteeme on igal pool inimeste ümber ja kogu inimeste elustiil tulevikus sõltub nendest süsteemidest, alates tervishoiust, energia laialisaatmisest, soojast, majas, kommunikatsioonist, absoluutselt kõik sõltub tulevikus IT-st. Ja kui te sellele mõtlete turvaspetsialisti nagu vaatevinklist, siis kas te tunneksite ennast väga ohutult, kui te peaksite oma külmikusse või näiteks röstrisse viiruse tõrjet installeerima? Võib-olla mitte, et see on niisugune ohtu tekitav olukord tegelikult. Ja tänu sellele, et see graafikud on täpselt sellised, nagu nad on, ja siin ei ole nagu küsimust, et kas need selliseks lähevad, kui midagi päris maailmaga ära kokku ei kuku, siis nad lähevad selliseks. Siis see tähendab ka, et kõikide komponentide turvalisusele tuleb märksa rohkem mõelda. Ja siin on üks probleem. Võib-olla mõned teist on selle probleemiga ka natukene tuttavad. Kas tuleb tuttav ette kellegile? Siin IT-ga on täpselt sama häda, et ükskõik mida siin loengus rääkida, seda tuleb reaalselt elus järgi proovida. Iga loengutunni kohta tuleb näha vaev kodus, tuleb midagi programmeerida, tuleb teha isegi midagi seda, mida ei nõua õppejõud. Näiteks uurida mingit programmeerimiskeelt, mis kooli õppekavas ei ole, aga tahaks nagu selgeks saada. Ja alles siis hakata nendest asjadest aru saama. Ainult loengust ei piisa. Meie uue õppekava rõhk on ka praktilisusel. Palju praktilist tööd, palju kodus programmeerimist, palju koolis programmeerimist, süsteemide kaitset ja natukene ka turvatestimist ehk tegelikult süsteemide nagu häkkimist. Lisaks korraldame me siin nüüd iga aasta sellist üritust nagu küberolümpia. Vaadake seda kodulehte. Sellest ma teen kindlasti erialatutvustuse aines esimesel kursusel ka pikema loengu, et mis see siis on ja miks see nii oluline on. Nüüd küberi õppeained, küberturbetehnoloogiad on siis jaotatud üldisteks õppeaineteks, IT-alusteks. Neid aineid on nii palju, et ma ei hakka nendest nagu väga pikalt üldse praegu rääkima. Siis on väga suur plokk IT-süsteemide arendusest, suur plokk IT-süsteemide haldusest ja kõige olulisem plokk, mida saab siiski õpetada juba, kui need 2 esimest plokki on teatud tasemel, on siis süsteemide turvast. Nii et õppeained on palju ja need on keerulised selles IT security õppekavas. Kokkuvõtteks võib öelda, et kogu maailma asjad saavad tarkuse, mis tähendab seda, et seda kõike peab arendama, seda peab üleval hoidma ja selle turvalisuse eest peab kuidagi hoolitsema. Ja kõik need õppekavad, nii arendusadmin kui küber on väga olulised. Ja IT on nii suur ja lai, et võib juhtuda, et lähed ühte eriala õppima ja töötad tulevikus hoopis teisel alal. See on ka täitsa normaalne. Inimesed elu jooksul juba võivad muutuda IT sees, võivad muuta oma eriala, nii et see näeb nagu välja nagu täiesti midagi muud, mida nad enne tegid. IT on lihtsalt nii lai. Ja küberturbe seisukohalt võib ainult tsiteerida siis meie presidenti, kes on väga ilusa lause selle kohta ütelnud.
ja mina lõpetasin ja kui teil on küsimusi, siis praegu on küsimuste koht. Mul on selline küsimus, et kui palju üldse need iga eriala või selle õppekava ained üldse kattuvad omavahel? Kas on nagu selline võimalus ka, et kolmne näiteks turvalisus, haldus ja arendus, et kõik saab nagu need ained saaks ühte kokku ka omandada? Üheskoos on väga raske kõiki neid aineid omandada, aga algus kattub. Need infotehnoloogia alused on ikkagi samad, tuleb õppida arvutite ülesehitust, tuleb õppida võrgundust ja siis on võimalik veel nagu muutust teha, et kui näiteks alguses astud sisse arendusse näiteks ja siis otsustad, et tegelikult programmeerimine pole ikka minu teema ja lähed näiteks süsteemide halduse peale, siis peale esimest aastat ei ole muutus üldse suur. Peale esimest aastat ained on valitud niimoodi, et saaks üle minna. Hiljem läheb juba keeruliseks ja kõike 3 aasta sisse kindlasti ei topi. Meil on lõpetajaid, kes on teinud 2 eriala. Saanud 2 diplomit. Veel küsimusi? Ma võin ainult veel öelda, et mind võib maja pealt kinni püüda, hiljem ka robootikaklubist ja küsida küsimusi, kui tuleb hiljem küsimus pähe ja praegu ei julge. Aga aitäh! Aitäh, Margus! Järgmisena siis kohe panen selle paika. Järgmisena räägib siis Alar Krist infosüsteemide analüüsi õppekavast ja infosüsteemide analüüsi õppekava saab siis õppida õhtuõppes, et palun vaadake. Tere! Mina olen Alar Krist ja tutvustan teile täna IT-kolledži süsteemi analüüsi õppekava. Ma olen IT-kolledžis süsteemi analüüsi õppekava juht, aga tegelikult olen ma külalisõppejõud ja minu peamised ained, mida ma õpetan, on siin unifitseeritud tarkvaraarenduse protsess, IT-projekt ja IT-arhitektuur. Ja mu põhitöökoht on Swedbankis. Seal on strateegia ja arhitektuuri osakond meil ja töötan siis ettevõtte tasandi strateegilise arhitektina. Ja töötangi osaliselt Rootsis, osaliselt Eestis. Ja esindangi võib-olla kõige rohkem sellist ettevõtte tasandi vaadet, tööandjate poolset vaadet. Nii, nüüd lähme tänaste teemade juurde, millest me täna räägime. Katsume saada vastused mõnedele lihtsatele küsimustele. Et miks tasub õppida IT-kolledžis süsteemi analüüsi õppekava? Mida meie tudengitele õpetatakse ja kellena IT-kolledži süsteemi analüütik reeglina töötab. Ning vaatame, mida tööandjad ootavad meie lõpetajatelt. Siin on üks koopia ühest kuulutusest, kus Eesti Energia otsib süsteemi analüütikut, kelle töökohustused on siis äripoole vajaduste nõuete kaardistamine, kasutuslugude modelleerimine, andmemudelite koostamine, infosüsteemi liideste kirjeldamine ja testplaanide koostamine. Ning selleks siis enamasti või konkreetselt Eesti Energia ootab kandidaadilt, et kandidaat tunneks infosüsteemide analüüsi vahendeid, meetodeid, oskaks äriprotsesse modelleerida, oleks hea suhtleja, meeskonnaliige, omaks head analüüsivõimet, üldistusoskust ja oleks üldse see tore inimene.
Umbes samasugune kuulutus on Swedbankalt, kes siis otsib samuti süsteemi analüütikut ja need nõuded on enam-vähem samad. Kandidaat peab oskama analüüsida ja süstematiseerida tarkvara nõudeid, modelleerida süsteemi funktsionaalsust ehk mida peab saama süsteemiga teha, luua jällegi andmemudeleid, kirjeldama liideseid ja vastu võtta ja siis kontrollida arendustiimi töö tulemusi. Ja kandidaadilt jälle oodatakse, et ta tunneks süsteemide analüüsi ja modelleerimise tehnikaid ja vahendeid, andmebaasi teooriat, omaks ülevaadet süsteemide arhitektuurist ja peamistest tehnoloogiatest ja oskaks hästi eesti ja inglise keelt. Edasi vaatame seda, katsume leida küsimuse, miks üldse õppida ehk mis asi on õpiväljund. Ja seda õpiväljundit defineeritakse mitmel moel. Kõige üldisem definitsioon on see, et õpiväljund on see, mida on eluks üldiselt vaja, õppimise tulemusel omandatud teadmised, oskused ja hoiakud. Kui minna veidi konkreetsemaks, siis õpiväljund on töötajale tema ametikoha tööülesannete täitmiseks vajalikud jällegi oskused, teadmised, hoiakud, mis on tagatud siis vajalike pädevustega ehk kompetentsidega. See on tööandja poolne vaade ja meie praegu keskendumegi eelkõige sellele vaatele. Ja siin vilksatas termin kompetentsid, et kompetents on siis see, mida õpetatakse. Et see on teadmiste, oskuste, võimete, hoiakute kombinatsioon. Ja ma näitan teile nüüd ühte visuaalset selgitust, kuidas siis omavahel need õpiväljundid ja kompetentsid seotud on. Ja õpiväljundid on siin järgnevatel slaididel grupeeritud või tähistatud eri, ütleme siis, eledusastmetega. Et näiteks erialased õpiväljundid, mis on hädavajalikud süsteemi analüütiku ametikohal, need on siis niisugune eredam kollane ja üldised õpiväljundid, mis on vajalikud paljudel ametikohtadel, mida me ka siin õpetame, on siis veidi heledam kollasem. Ja sama kehtib siis nende kompetentside kohta, mida tumedam sinine, seda erialasem. Nii et süsteemi analüüsi põhiteadmised ja oskused on siis tumedam sinine, tugiteadmised ja oskused on veidi heledam ja baasteadmised on kõige heledam. No ja siis on siit muidugi näha, et need kompetentsid tagavad siis õpiväljundid ehk võime ja valmisoleku täita tööülesandeid. Edasi vaatame detailsemalt, mida süsteemi analüütikule õpetatakse, mida ta peab oskama. Ja vasakul näete te süsteemi analüüsi õppekava lõpetaja erialaseid õpiväljundeid ehk mida ta üldiselt peab oma tööprotsessis oskama teha, missugused on tema tüüpilised tööülesanded. Ja paremal pool on siis peamised kompetentsid, oskused, teadmised, mis selle siis tagavad. Ja nagu te siit näete, et ühe tööülesande täitmiseks on vaja mitmeid kompetentse oskusi, teadmisi, nagu näiteks infosüsteemi arendusprotsessi metoodikate kasutamise oskust on vaja mitmete tööülesannete puhul. Ja teistpidi on ka niimoodi, et üks kompetents on vajalik mitmete tööülesannete täitmiseks. Nii et vaatame siis läbi need peamised tüüpilised tööülesanded. Nii, et süsteemi analüütik peab oskama analüüsida ja modelleerida olemasoleva infosüsteemi funktsionaalsust.
andmeid, arhitektuuri. Seda selleks, et saaks aru olemasolevast infosüsteemist või suures ettevõttes on neid infosüsteeme väga palju. Edasi, üks süsteemi analüütiku põhiülesanne on oskus koguda, analüüsida, modelleerida tarkvaralahenduse nõudeid. Ja selleks peab ta siis näiteks paremalt poolt tundma infosüsteemide analüüsi ja modelleerimise meetodeid, peab oskama neid kasutada, peab tundma arendusprotsessi metoodikaid, oskama neid kasutada, peab omama teadmisi ettevõtte infosüsteemi arhitektuurist ja üht-teist veel. Edasi, järgmine peamine tööülesanne, tüüpiline tööülesanne on oskus loogilisel tasandil projekteerida, välja mõelda, disainida uusi tarkvaralahendusi. Ning tarkvaralahenduse sellele toetudes antakse siis järgmiseks tulevad mängu arendajad, kes siis teevad infosüsteemi tükid valmis ja edasi analüütik peab oskama osaleda infosüsteemi testide koostamises ja ka testimises ning infosüsteemi muudatuste evitamise ettevalmistuses. Nüüd vaatame mõningaid üldisi õpiväljundeid, mida on vaja mitmesugustel töökohtadel, mitte ainult süsteemi analüütikuna töötades, aga muidugi eriti süsteemi analüütikuna töötades. Nii et tuleb osata suhelda tellijaga, koguda neilt informatsiooni, nõudeid ja selleks on siis tarvis näiteks omada head suhtlemis- ja koostööoskust, muidugi ka õppimise ja info kogumise oskust, nii-öelda pehmeid oskusi. Järgmiseks peab siis analüütik oskama osaleda infosüsteemi arenduse koostööprotsessis, suhelda teiste osapooltega ja teha koostööd. Jällegi, selleks on vaja teada siis projekti juhtimise ja töögrupi juhtimise baasoskusi, omada baasoskusi, suhtlemise ja koostööoskusi ning mitmeid muid oskusi. Ning lõpuks, mis on väga tähtis, tuleb osata koostada esitlusi, oma nõudeid, oma töö tulemusi tuleb suuta presenteerida, esitleda erinevatele osapooltele, et saada siis tagasisidet, et jah, see on nii, mida meilt sooviti. Lõpetuseks siis veel kõige üldisem õpiväljund, mida siis eeldatakse nii-öelda IT-inimeselt, on see, et ta suudab, et ta mõistab ja rakendab oma töös infotehnoloogia põhimõisteid, teoreetilisi teadmisi, arengusuundi ja tunneb ettevõtte toimimise ja juhtimise aluseid. No ja selleks jällegi õpetame siis mitmesuguseid kompetentse, mis selle tagavad. Kui nüüd minna veel konkreetsemaks, siis hakkame nüüd vaatama paremalt poolt vasakule järgmist pilti, siis meil on palju õppeaineid. Ja õppeaine siis loob mingid selle aine nii-öelda õpetatava aine oskused ja teadmised. Ja tihtipeale järgmine õppeaine siis eeldab, et eelmine õppeaine on mingid oskused ja teadmised, väärtused loonud ja siis järgmine õppeaine täiendab seda. Niimoodi tekib niisugune võrgustik ja nüüd nende ainete oskustest, teadmistest ehk õppeainete kompetentsidest kujunevad välja õppekava oskused ja teadmised, õppekava kompetentsid, mis siis lõppude lõpuks tagavad selle, et tagavad õpiväljundid ehk siis eelkõige võime täita edukalt tööülesandeid. Ja nüüd vaatame seda, kellena meie lõpetaja tüüpiliselt töötab. Missugused on tüüpilised ametikohad?
peamised erialalised ametikohad on IT-analüütik või süsteemianalüütik või midagi selle lähedast. Erinevad ettevõtted sõnastavad neid veidi erinevalt. Nüüd on veel võimalikud mitmed erialased ametikohad, mis on süsteemianalüütiku tööga seotud. Süsteemianalüütik võib töötada ka ärianalüütikuna ja töötabki tihti projektijuhtidena. Tihti on analüütik töögrupi liider või juht või sellise agiilse paindliku tiimijuht. Edasi jõudnud või kogenumad IT-analüütikud, süsteemianalüütikud võivad töötada ka IT-disaineritena ja ka IT-arhitektidena. Ning on võimalik ka töötada muidugi mitte erialastel ametikohtadel, et süsteemianalüütikud on väga nõutud ka juhtide ametikohal, süsteemianalüüsi haridus ja teadmised nii tippjuhtidel kui keskastme juhtidel. Ja lõppude lõpuks kõikjal seal, kus tuleb kasuks süsteemne mõtlemine, süsteemne lähenemine. Suur tänu, sellega ma oma tutvustuse praegu lõpetan. Kui kellelgi on väga detailseid küsimusi, siis seda saab teha kirjutades mulle e-maili. Suur tänu ja kohtumiseni! Siis Alar Kristile, et võib-olla need videosellised loengud ongi sellised, et mis IT-kolledži tudengitele kõigile on väga tuttavad, et kõik loengud salvestatakse ja tegelikult kõiki loenguid on võimalik hiljem siis järgi vaadata, et vahest lihtsalt mõnda loengusse ei jõua ja nii see õppetöö siin toimub. Järgmisena nüüd räägib siis Dagmar Tamme sisseastumistingimustest. Dagmar on siis meil see inimene, kes teab kõike sisseastumisest, ja hiljem ta nõustab teid ka 4. korrusel, kui on veel täpsemaid küsimusi. Palun. Mina olen Dagmar Tamme ja annan siis põgusalt teile ülevaate IT-kolledžisse sisseastumise tingimustest. Ja nagu Marje ütles, siis ootan teid peale infotunni lõppu 4. korrusel, et astuge julgesti ligi, kui jäävad siis mõned teie küsimused praegu veel vastuseta. Et esmalt vaataks siis üle veel kord need õppekavad, kuhu on võimalus IT-kolledžisse sisse astuda. Et päeva- ja kaugõppes on meil siis IT-süsteemide administreerimine ja IT-süsteemide arendus, õhtuõppe õppekava on infosüsteemide analüüs ja uuena nüüd siis on ingliskeelne päevane õppe Cyber Security Engineering, kuhu juba konkurss on käimas. Et vastuvõtt lõpeb juba 7. aprillil ja avaldusi saab esitada sisseastumise infosüsteemis sais.ee. Kõikide õppekavade õpingute nominaalkestus on 3 aastat ja lõpetamiseks on vajalik koguda vähemalt 180 ainepunkti. Nüüd eestikeelsetele õppekavadele on kandideerimise eeldus keskharidus ja üks lisatingimus nendele, kes on lõpetanud mitte eesti õppekeelega kooli, on siis vähemalt 60 punkti ühest järgmistes eksamites. Et vastuvõtukomisjon võib kutsuda ka tudengi kandidaadi vestlusele ja seda me eelkõige olemegi rakendanud siis sellistel juhtudel, kui näiteks on kandidaadil see 60 ainepunkti ei ole nagu saavutatud, aga eesti keel on väga hea, et siis tal on võimalus oma eesti keele oskust komisjoni eest tõendada. Ingliskeelsele õppekavale kandideerides on samamoodi eelduseks siis keskharidus, aga siin nüüd eesti keele asemel on vajalik inglise keele riigieksam ja kuni
2013. aastani siis on see miinimum 66 punkti, alates eelmisest aastast B2 tasemel. Ja seda inglise keelt võib siis asendada ka rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele testi tulemus, samuti B2 tasemel. Nüüd kõige olulisem on vast see motivatsioonikiri, mis tuleks kirjutada ingliskeelsele õppekavale kandideerimisel. Et motivatsioonikirjas tuleks siis vastata erinevatele küsimustele ja need küsimused on meil ingliskeelse kodulehe vastuvõtu info all ära toodud. Aga kindlasti tasub kõigil läbi mõelda tegelikult, et milline õppekava nagu huvi pakub, mis südamelähendasem on, et ei tasu kandideerida ainult kandideerimise pärast. Sisseastumisel tuleb siis tudengil valida, kas ta kandideerib täiskoormusega või osakoormusega õppesse. Kõik kandideerivad ühes pingereas, selles mõttes, et enam sellist tasuta ja tasulistele kohtadele eraldi vastuvõttu ei toimu. Ja täiskoormusega õppes kandideeritakse siis riigi finantseeritavale ehk nõndanimetatud tudengi jaoks siis tasuta õppekohale ja seal püsimise tingimus on siis õppekava täies mahus täitmine semestris, mis 100% tähendab siis, et 30 ainepunkti semestris tuleb koguda. Meie oleme selleks piiriks seadnud 27 ainepunkti ja kõik, mis sellest 27-st siis semestris puudu jääb, näiteks kogutakse 25 ainepunkti, siis 2 ainepunkti on tudengile juba tasulised. Ja osakoormusega õppe on siis tasuline, kus tudeng tasubki enda õpingute eest ise. Täiskoormusega õppesse kandideerimisel on ka üks piirang, nimelt nendele, kes on juba rakenduskõrgharidusõppes eelnevalt riigieelarvelisel kohal üle poole nominaalajast õppinud. Et nemad saavad uuesti sellele tasuta kohale kandideerida siis teatud aja möödudes, milleks on õppekava 3-kordne nominaalaeg. Samas bakalaureuse õppes, kes on eelnevalt õppinud, selles osas ei ole nagu takistust, et see puudutab just seda rakenduskõrgharidusõpet, mida meiegi pakume. Lisaks õppekava täies mahus täitmisele tuleks tudengil siis jälgida ka, et iga õppeaasta lõpuks saaks õppekoormus täidetud. Et täiskoormusega õppides tuleks siis õppeaasta lõpuks saada kokku 45–60 ainepunkti, osakoormusega õppes siis vastavalt 30–44,5 ainepunkti. Ja juhul, kui nüüd see täiskoormusega õppiv tudeng ei täida seda ette nähtud täiskoormuse mahtu, siis ta viiakse õppeaasta lõpus üle osakoormusega õppesse. Kui ka seda osakoormuse mahtu ei täideta, siis ootab ees nagu kõige hullem asi, et tudeng eksmatrikuleeritakse kahjuks. Siis mõlema koormuse puhul on olemas üliõpilase staatus, kehtiv ravikindlustus ja võimalik taotleda ka õppelaenu. Et alates sellest suvest peaks hakkama siis kehtima seadus, kus ka osakoormusega õppivatel tudengitel on võimalik taotleda pangast õppelaenu. Siis pingerida tekib keskharidustunnistuse keskmise hinde alusel. Tunnistuselt lähevad arvesse siis ka valikained, sealhulgas kehaline kasvatus. Paljud on küsinud, kas see ka arvesse läheb küll. Ja kutsekeskharidus omandanutel arvestatakse kohustuslike üldharidusainete keskmist hinnet, et ei arvestata siis neid erialaaineid tunnistuselt. Nüüd riigieksamid ei ole sisseastumisel nõutud, aga siiski väga oluline roll on matemaatika riigieksamil. Et nagu Margus siin eelnevalt välja tõi, et õppige matemaatikat, sest see tulemus annab sisseastumisel lisa, nimelt matemaatika riigieksami tulemus jagatakse 100-ga ja liidetakse siis sellele keskmisele hindele. Et kui see matemaatika riigieksam on ka tehtud 40–50 punktile, et siis selle eest tegelikult saab ju juba 0,4–0,5 punkti juurde, mis pingereas tegelikult on päris arvestatav summa. Ja alates 2014. aastast
arvestame me siis laia matemaatika riigieksami tulemust, et kitsas matemaatika sisseastumisel arvesse ei lähe. Et see on ka koht, kus tasuks siis läbi mõelda, et kes ei ole veel pidanud seda otsust vastu võtma, et kumb matemaatika riigieksam teha, et siis tasub mõelda, et millise tuleviku te siis valite, et kas see lai matemaatika oleks vajalik või mitte. Ja lisapunkt on siis veel võimalik saada siin ära toodud puhkudel. 4 punkti küll nende kõige eest ei saa, et siiski ainult 1 punkti ja kokku ongi siis sisseastumisel võimalus saada maksimaalselt 8 punkti. Kui siis see keskmine hinne on 5,0, kui matemaatika riigieksam on tehtud 100 punktile, sealt saab 1 punkti juurde on 6 ja siit siis lisapunktidest oleks võimalik 1 juurde saada, mis on 7 ja 8. punkti võib anda sisseastumistest. Nimelt IT-alaste pädevuste test toimus meil eelmisel aastal esimest korda ja see ei ole sisseastujale kohustuslik, vaid pigem ongi see suunatud sellise eelneva IT-alase kogemusega kandidaadile. Kas tal on siis juba sellist sügavamat IT-alast töökogemust või ka miks mitte iseseisvalt õpitud. Aga need küsimused on üles ehitatud siis valikvastustena ja sellisel kujul, et ilmselt arvuti tavakasutajal võib nendele vastamisega raskusi tekkida. Ja testi sooritavad positiivselt need, kellel on vähemalt 51% õigeid vastuseid. Sellisel juhul siis testi tulemus jagatakse 100-ga ja liidetakse konkursipunktidele. Teada on ka nüüd testi toimumise aeg, see on 8.–9. juuli ja testile saab registreeruda siis, kui esitada sisseastumisperioodil avaldust ja seda saab teha siis sisseastumise infosüsteemis sais.ee. Nüüd SAIS-is saavad avalduse esitada kõik, aga kinnitada saavad ainult need, kellel siis kõik andmed ka avaldusele riiklikest registritest tulevad. Ja andmed tulevad siis nendel kandidaatidel, kes on lõpetanud gümnaasiumi kas siis 2004. või 4. aastal või peale seda. Need, kes on varem lõpetanud, need peavad siis tunnistus esitama koha peale. Samuti kutsekeskhariduse omandanute hinded ei tule sinna avaldusele üle, et ka nemad peaksid siis suvel meile koha peale tulema. Ja nüüd veidi infot nendele, kes plaanivadki alustada õpinguid kohe tasulisel õppekohal ehk siis osakoormusega. Et õppemaksu tasutakse siis vastavalt sellele, millises mahus õppeaineid ühes semestris endale õpingukavasse valitakse ja õppemaks siis koosneb ainepunkti hinnast ja semestri registreerimistasust. Tasumine on selles mõttes paindlik, et seda kogusummat ei pea siis ühe korraga välja käima, vaid on võimalus tasuda semestris kas 1, 2 või 4 osas. Ja siin on siis välja toodud ka nüüd sellel õppeaastal kehtiv ainepunkti hind. Ja vastuvõtt päeva õhtuõppesse algab siis 26. juunil, lõpeb juba 6. juulil, nii et need kuupäevad tasub meelde jätta, sest see on suhteliselt lühike periood. Et igal aastal on meil selliseid, kes ärkavad 1 päev peale seda vastuvõttu lõppu ja siis kahjuks on juba hilja. Ja kaugõppe vastuvõtt on siis septembrikuus 3.–9. september. Ja siin on siis välja toodud nüüd kontaktid, mille kaudu saate ühendust võtta ja nagu öeldud, mina siis ootan teid 4. korrusel õige pea. Aitäh! On teil võib-olla praegu küsimusi? Tundub, et ei ole. Et kui ma olen juba rakenduskõrghariduse saanud,
siis ma tahaks teada, et millisest kuupäevast see 3 aastat tsükli lugemine hakkab, kas sellest, kui ma sisse astusin või sellest, kui ma lõpetasin? Et see lugemine algab sellest hetkest, mil teid sellele õppekavale immatrikuleeriti, ehk siis sellest immatrikuleerimise kuupäevast. Ja 3-kordne nominaalaeg siis. Veel küsimusi? Et kui ei ole, siis lähme edasi. Aitäh, Dagmar. Nüüd infotunni siis lõpetame tudengite nägemusega, et Terje Sõelsepp ja Roland Keskküla. Terje on IT kolledži üliõpilasesinduse eestvedaja, esimees öeldakse, kuigi tahaks esinaine öelda. Ja Roland siis hakkas just vedama meil IT kolledžis meediaklubi, kes siis täna korraldab ka filmimise töötuba. Et palun. Nii, mis mikrit me kasutame? Nii, võid seda kasutada. Okay. Nii, tervist ka meie poolt. Meil oli see valik, mis teie ees praegu seisab vastavalt siis aasta ja 2 aastat tagasi. Mul oli päris keeruline valida, kuna ma esitasin avalduse nii siia arendusõppekavale, kui TTÜ-sse informaatikaõppekavale, kui Tallinna Ülikooli magistriõppesse. Ja sain kõikjale sisse ja siis ma pidin valima, et mis on kõige parem koht. Ma vaatasin kõik õppekavad läbi, kõik aineed läbi. Ja ma leidsin siit täpselt selle, mida ma õppida tahtsin. Miks ma valinud TTÜ-d? Ma sain ka sinna sisse ja isegi kergemini, kuna sinna sai eksamitega ja mu keskmine hinne ei olnud nii hea. Matemaatika eksam päästis põhimõtteliselt. Miks ma valisin just IT kolledži on see, et ma vaatasin neid aineid ja ma mõtlesin, et mida ma reaalselt oskan, kui ma olen lõpetanud TTÜ. Mul oleks kindlasti väga hea teoreetiline alus. Aga kas ma midagi reaalselt programmeerida ka oskaksin, sellele küsimusele ma ei leidnud vastust õppekavast, sest seal oli reaalselt programmeerimisaineid nii vähe. Ja siis ma vaatasin IT kolledži õppekava, nii palju programmeerimist mul olid silmad särama ja siia kooli ma tulingi. Ja seni ma ei ole seda kahetsenud. Selle kooli kogemus on nii võrratult palju parem olnud kui see, mida ma sain bakalaureuse õppes mujal koolis. Nii et kui te kõhklete veel, miks mingisse kooli minna, võite minuga kas isiklikult ühendust võtta. Ma võin teile lugeda ette rea põhjuseid, miks see kool on kõige ägedam. Roland, miks sina selle valiku tegid? Kusjuures, jah, mul on eraldi mikrooms. Kusjuures mul oli ka kohati sarnane valik, et nagu kuhu kooli ma tahan minna. Aga mul oli kohati see teistel põhjustel. Nimelt, ma ei suutnud kindlalt otsustada, kuhu ma tegelikult lõpuks tahan edasi minna. Kas ma tahan nagu suunata edasi just nagu IT peale, kas ma tegelikult tahan minna hoopis majanduse peale, kas ma tegelikult tahaksin hoopida mingit 3. asja. Ja ka läbi selle ma nagu mõtlesin, et lõpuks, mis on tegelikult tulevikus kõige kasulikum. Kas ma nagu praktiliselt oskan kokku panna nagu mingist äriplaani või mingisugust nii-öelda sellist, kuidas inimestega võib-olla suhelda või pigem midagi sellist praktilist, mida läheb vaja nagu tulevikus ka täiesti teistes erialades. Seepärast, et IT tõesti on nagu tegelikult päris lai ja ma tunnen, et IT-oskustega ma võin hiljem ka minna majandust edasi õppima. Aga samas majandusoskustega IT-sse tagasi tulla mingi aastaid hiljem, et ma ei tea, kas see oleks nagu nii lihtne üleminek. Ja ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult kui ma juba tegelikult IT-ga tegelen, siis see on ka ala, kus tekib kõige rohkem ettevõtteid. Ja ma mõtlesin, et kui mul on olemas sellised praktilised oskused ja miks just nagu praktilised oskused IT kolledžis, mitte TTÜ-st, sest ma tegelikult ka kandideerisin siis sinna, siis ma tundsin, et IT kolledž iseenesest on, kuna ta on väike kool, siis sul on lihtsam leida ja suhelda inimestega, leida mingeid ühiseid tuttavaid, kellega sa tunned, et sul on nagu head huvid ja kuna inimesi ei ole nii palju, siis sul on tegelikult rohkem võimalik erinevaid inimesi ka sügavamalt tundva õppida. Ja see ongi tegelikult niimoodi läinud. Ma olen antud hetkel õppinud küll siin kõigest pool aastat, aga juba on see kõik toimimas. Mul on olemas juba mingid tuttavad, kellega ma tahan teha mingit startup ettevõtet. On olemas ka tegelikult väga palju nii-öelda majandusalaseid inimesi ka siin koolis endas olemas. Sul on alati loomulikult võimalik abi küsida Mektorist või Tehnopolist, et kõik need kontaktid on sul iseenesest olemas. Ja
sa saad kõikide nendele kontaktidele veel boonusena lisaks juurde lihtsalt suure kotitäie praktilisi oskusi, mida nagu sa saad igal pool tegelikult ära kasutada, isegi siis, kui su startup ettevõte kohutavalt failib ja sa kahjuks ei saa biljonäriks 23 aastaselt, kuid sa leiad endale mõnusa töökoha kuskil mujal, Elionis, Swedbankis või mõnes väiksemas ettevõttes. Tavaliselt esimene startupid failivadki, see on see, kust õpitakse. Jah, üldiselt. Ja kooli väiksus oli tegelikult minu jaoks ka üks väga oluline faktor, sest ma õppisin enne Tallinna Ülikoolis ja mul oli tunne, et ma olen väike liivatera keset kõrbe kuskil. Ma olin pisikene tähtsusetu osa põhimõtteliselt. Ja siis ma tulin siia ja siin oli piisalt vähe inimesi. Sa kõnnid ringi kooli peal, sa tunned inimesed ära, sest sa oled neid juba 1 000 000 korda näinud. Meil on üks maja, sa ei pea jooksma mingite majade vahel. Ja kui sa reaalselt tahad midagi ära teha, sul on selleks nii palju võimalusi. Ma esimesel õppeaastal liitusin robootikaklubiga, meediaklubiga, kandideerisin esindusse, sain sinna, sain esimeheks ja põhimõtteliselt sul on nii lihtne kõikjale minna ja kuskil midagi reaalselt ära teha. Näiteks robootikaklubi, sa lihtsalt lähed kohale, ütled, et ma tahaks mingit robotit häkkida. Sulle pistetakse midagi pihku, öeldakse, et arvuti on siin, lase käia, näidatakse kätte, kuidas asjad käivad ja sa võid lihtsalt minna ja istuda ja koodi kirjutada õhtul, kus midagi teist teha ei ole. Seal on olemas seltskond, seal on olemas inimesed, pitsaõhtud, mis iganes, toiduõhtud muidugi. Toit on tudengite jaoks põhiline ja seal tehakse lihtsalt istumisi õppejõudude ja tudengitega, kus tehakse head sööki, vaadatakse mingeid ägedaid filme, häkitakse roboteid ja lihtsalt on äge olla. Ja sul on nii lihtne lihtsalt minna ja leida inimesi, kellega midagi ära teha. Meediaklubist võib Roland veidi lähemalt rääkida. Et ongi nii, et kuna inimesi on natukene vähem ja sa tahad näiteks mingeid muid asju veel omakorda ära teha, et siis ongi väga hea võimalus, et niipea kui ma siia kooli tulin, siis ka gümnaasiumis ma tegelikult tegin nagu päris palju kooliväliseid asju, olgu need siis mingid õpilasfirmad, mingid konverentsid, mis iganes. Ja ma tundsin, et ma tahaks nagu sarnast eluviisi tegelikult jätkata ka ülikoolis, et ma ei taha nagu ainult lihtsalt õppida matemaatikat kogu aeg. Ja ongi see on täiesti hea võimalus näiteks liituda meediaklubiga või isegi kui mitte liituda klubiga, siis olla nagu nendes tegevustes ja üritustes, mis nad korraldavad osalised. Me korraldame siin länne, filmiõhtuid, me õpime niisama inimestele, kellele meeldib filmimine või monteerimine, siis me teeme lihtsalt mingeid lollakaid asju, nagu mingeid lühifilme või mis iganes. Ja need on ka nagu kõik võimalused, millega saab tegutseda nii-öelda kooliväliselt, et ei pea ainult muretsema selle pärast, et kodutööd saaks tehtud või et programmeerimisoskus oleks kohe nagu nii-öelda kotis olemas. Ja kui keegi peaks isegi kodutöödega jännijama mingil põhjusel, siis meil on võimalik teha oma õpigrupid ja mida kõike. Vanemad kursed toovad oma õpimaterjale esinduse ruumi, et jagada rebastele neid laiali. Et kui sul juhtumisi üks füüsikaloeng vahele jäi, siis sul on seal vaata 5 erinevat konspekti sellest, kuidas keegi on sama asja juba kirjutanud. Et kui sul miski asi jääb vahele, sul on alati võimalik see materjal kätte saada. Pluss videoloengud, netis on materjalid. Meil on Eesti kõige parem õis, täiesti reaalselt. Te ei pea õppima 1 000 000 aastat, et õisi kasutama õppida. Et selle kohta on isegi naljatatud, et kui sa TTÜ lõpetad, peaks sulle andma, mida TTÜ, Tartu Ülikooli õpetad, sulle peaks antama eraldi paber selle kohta, et sa oled selgeks õppinud, kuidas töötab Tartu Ülikooli õis. Meil sa logid sisse ja sa näed, mida sa teha saad. Super lihtne. Põhimõtteliselt põhiasi, mida ma siin koolis õppinud olen, on see, et siin on seltskond, kellega sa saad teha asju, mida sa tahad ja selle kooli tudengid on vist kõige rohkem uhked oma kooli üle. Seda on ka öeldud väljaspoolt kooli, kui on mingisugused üritused, kus tudengid tulevad, räägivad oma koolist. IT-kolledži omad on alati need, kes säravad uhkusest, et mina olen IT-kolledži tudeng, vaadake mind, vaadake, kui äge seal on, tulge minuga kaasa. Ja siis teiste koolid omad räägivad, et meil on see, meil on teine ja meie omad tulevad, et meil on lahe kool, tulge meie juurde. Ja sellist uhkust me ei ole mitte kuskil mujal näinud. Et põhimõtteliselt tulge ja tehke midagi meiega koos ära ja isegi esindusega. Teil on võimalik lihtsalt tulla ja öelda, ma tahaks mingit üritust teha. Esindus annab teile kontaktid, paneb eelarve taha ja saad midagi ära teha. Tahad õppida, kuidas mingid asjad käivad, tuled ja ütle, et mind huvitab see ja sulle kas korraldatakse sulle asi ära või veel parem, sind võetakse kaasa ja sa õpid, kuidas asja korraldada, sa tead kord ise teha. Need võimalusi on siin päris palju. Aga ma vaatan, et Marje vaatab väga ärevalt otsa, vist hakkab aeg otsa saama. Kas teil on kiiresti mingi küsimus äkki? Te saate pärast ka muidugi küsida, et ma olen kooli peal veel päris pikka aega. Ja võite pärast tulla esinduse ruumi, kui workshopid läbi on. Lauamänge saab ka mängida. Täpselt.
Nii, aga esinduse ruum on teisel korrusel, suure saali kõrval. Uks on lahti, nii et tunnete ilmselt ära. Ja ma ootan teid kõiki siis filmimise töötuppa, kui teid see huvitab. Aga aitäh! Aitäh! Et siis infotund on sellega lõppenud ja me jätkame siis töötubades tegevusi ja lähme siis vaatame ringi õppehoones. Et aitäh kõigile, kes üle veebi vaatasid ja meil läheb siin edasi. Aitäh!